pigem lühendatud koosseisus põhjusel, et põhjused on erinevaid. Sama kuulus haigus, mis meil ikka veel levib ja mitmed teised. Vaatame ja Lear Saviking, kohe esimene värav. Kohe esimene värav Lear Saviking. Mäng võib jätkuda. Kaugelt ja nüüd juba mõistlikum löög ja ongi olemas Rummo Dünamo ja Stanislav Hmeljov. Löög blokeeritakse ära, siis Brutšenko täiendab ja siis Rummo läheb kontrarünnakusse, kas lõpeb väravaga ja lõpebki väravaga. Lõpebki väravaga Stanislav Hmeljov, võistkonna kapten tegi väga lahendus siis söödu abil. Ja ongi olemas Juhan Kondik. Aleksandr Brutšenko söödust teeb seisuks 2-2. Ravens on mäng. Tema on selle elemendi oskaja ja ongi värav ja jälle keegi muu, kes Aleksandr Sepago. Vaatame korraks selle momendi üle, mina siin jäin jutustama, aga pressib peale, Kartsep saab palli, vaatame, kas pääseb Ravens ka löögile oleks hirmsasti vaja pääseda ja ongi olemas, milline värav, Juhan Kondike. Juhan Kondike, vaata. Ja loogiliselt lõpeb see rünnak mitte väravaga. Ja Kartsep kohe sarnaselt esimesele poolajale, ka teise poolaja alguses Ravens skoorib. Olen maininud, et varasemates mängudes, et Juhan Kondike pigem selline kast. Ja ongi värav! Jaan-Mihkel Leetsaar. Jaan-Mihkel Leetsaar, vaatame korraks üle. Ühe puutega. Väga heas asukohast on kahjus lööb ja Kartsep lööbki ära, vaatame korraks Ohila JK vastu otse audist lõi Kartsep minu meelest ühe ilusama värava ja järjekordne värav Lear Saviking väga külma vereliselt lahendab seda võimalust. Ravensi poolt hetkel väljakul. Ja lahendabki Mats Plado. Mats Plado ei löö tihti. Dünamo poolt hetkel väljakul. Ja lahendab ära, et Dünamo Rummu lööb ühe tagasi 8-4 või 4-8. Kolsar eksib sööduga ja ise läheb klaarima ja kas tuleb värav ja tulebki. Rabkov, ei keegi muu jaoks on ikkagi tappev koht ja väga hea kombinatsioon ja kolmas värav Juhan Kondike. Väga hästi lööki ja tema järgi on siis Kondike Plado. Ja Kartsep ja Rene Kolsar jälle segub mängu ja Lear Saviking lööb ära. Ja ongi mäng lõppenud 10-5 külalisvõistkonna Tartu Ravensi kasuks. Mäng oli